operatsioonipäeva hommikul ma kaalusin 86 kilo ja täna hommikul kaalusin 53. Võib-olla see, et kuna mul on füüsiline töö, siis ei olnud nii palju jaksu, ei jõudnud nii palju, kui oleks tegelikult tahtnud, väsisid hästi ruttu. Et ma arvan, et pigem see oligi selline. Kuna see kaal tõusis iga päevaga ja ma nägin, et ma ise ei suuda seda enam peatada, midagi selleks nagu väga teha. Olles siis proovinud erinevaid variante ja võimalusi eelnevalt, siis ma hakkasingi internetist otsima ja leidsin selle kliiniku. Kõige esimesena alustasin siis maavähendusoperatsiooniga, siis tegin rindade suurendamise ja viimane operatsioon oli 4 kuud tagasi, oli siis kõhuplastik. Alguses planeerisin 1 operatsiooni, aga lõpuks sai sellest 3. Kuna kaalukaotus oli nii suur, siis kadusid ka rinnad, siis oli nagu keha proportsioonist väljas, siis tegin rinnaoperatsiooni. Samamoodi kaalulanguse tõttu oli tekkinud kõhule liigne nahk, mida ei olnud ka võimalik kuidagi trenniga nagu korrigeerida ja otsustasin kõhuplastika kahjuks. Lõppkokkuvõtteks ma ütlen, et tegelikult olid kõik kerged. Et mul läks nagu väga hästi ja tänaseks on juba see kõik meelest läinud. Kõige lühem taastumine oli maaoperatsioonil. Et kuna tegelikult haavad olid hästi väiksed ja kirurgiga ma olin rääkinud, konsulteerinud ja tema ütles, et mida kiiremini ma jalad alla saan, seda kiiremini ma paranen. See oli minu siht. Et teisel päeval ma juba läksin haiglast ilusti koju, toitusin kodus ilusti, liikusin nii palju, kui oli võimalik ja nagu paranesin hästi ruttu. Sellest on nüüd üle aasta juba möödas, aga see läks nagu hästi kiiresti. Rinnaoperatsiooniga olid väiksed sellised hirmud ja nii-öelda see nagu see teadmatus, mis kõik need haavad ja selline see nii-öelda nagu paika loksumine oli veidikene nagu hirmutav, et vaatasid ennast ja käisid kogu aeg plaastri alla piilumas, et see vaatepilt ei olnud nagu päris see. Aga ei, paar korda ma helistasin kirurgile ja rääkisin temaga ja siis ta ütleski, et see kõik on nagu möödub ja et lihtsalt tuleb nagu kannatlik olla. Aga kõhuplastika, jah. Ütleme nii, et mäletan, et sõbranna viis mind enda juurde, sest et mul oli tõesti nagu hooldajat vaja. Ja kui ta mul hommikul omletti tegi ja ta pipart pani ja ma esimest korda vaevastasin. Et siis ma nagu küll kukkusin pisarates põrandale, sest see oli nagu väga valus. Aga nädal aega ja minu meelest ma olin ka siis juba jalul, nii et kõik oli väga kiire. Ei. Sest et ma olen siuke suht hulljulge ja võtan nagu riskid alati nagu täispangal, et mul ei olnud hirme ja ma ei lugenud internetist ja ma tegingi täpselt nagu oma äranägemise järgi ja oma tahtmiste järgi ja mul oli nagu kindel siht silme ees ja ei, mul ei olnud hirme. Mul oli tegelikult enne konsultatsiooni juba päris hea kodutöö tehtud. Ma läksin suht kindla otsusega juba kirurgi konsultatsioonile ja mul olid väga lühikesed konsultatsioonid, nii et põhimõtteliselt kirurg juba ainult lihtsalt nõustus ja ütles, et aktsepteeris ja et nagu väga-väga kiiresti käis seega. Armid on paranenud väga ilusti, väga puhtalt, ei ole olnud ühtegi mingit põletikke, mitte midagi, et armid on nagu väga kiiresti paranenud. Kirurgilt sain jälle taaskord kiita, et kõik on väga ilus, et ma olen nagu kõik on lihtsalt nii õnnelikult teinud, et kõik on väga hästi. Nagu raske on soovitada tervislikel põhjustel, sest mul ei ole endal olnud nagu ühtegi tervisega seotud muret ja ma ei ole nagu selle pärast läinud. Aga kindlasti tasuks seda otsust teha uisapäisa. Tuleks kindlasti erinevaid muid variante kõigepealt proovida ja
ja siis nagu, kui see otsus on nagu peas ikka mitu aastat võib-olla käinud, siis ära teha. Ma arvan, et ma olen nagu hästi ebakorrapärane sööja. Mu toitumine oli hästi vale. Ma töötasin haiglas 12-tunniseid valveid, siis ma üldse ei söönud. Et eks ma nagu nooruses kindlasti oli see nagu lihtsam, et ei andnud nii palju tunda aga hiljem jah, et seda ei olnud nagu väga lihtne. Et ma olen nagu väga palju erinevaid dieete pidanud ja trennis käinud treeneritega. Aga jah, lõpuks oligi see, et ma tegin ära geenitestid ja sealt nagu väga palju tuligi välja, et see kõik on nagu geneetiline ja selline joojo efekt, et põhimõtteliselt ma suudan kaalu langetada, suudan selle väga kiiresti jälle nagu tagasi süüa. Et siis ma lihtsalt tegin selle otsuse, et miski nagu sellele nagu punkti paneks, et jah. Internetis hästi palju aastaid juba tagasi, et eks iga naine, kui ta ei ole oma rinnapartiiga rahul, vaikselt uurib ja eks nii tegin seda minagi ja panin konsultatsiooni ajaga, siis mul oligi nagu juba plaanis see, et ma tahan kindlasti ennem kaalu langetada, et ma siis ennem seda ei lähekski rinnaoperatsioonile ja niimoodi ma internetist nad leidsin. Täna ma olen oma kehas väga õnnelik ja ma ei saaks öelda, et ma võib-olla kahetsen, et ma seda varem ei teinud. Ma arvan, et igal asjal on oma aeg ja ma arvan, et kõik on nagu väga õigel ajal paika loksunud ja ma olen oma kehas täna väga õnnelik.